see on tegelikult päris mõistlik küsimus. Sellepärast, et loomingut on ju mõtet siis teha, kui ta on väljapaistev. See on kõige lihtsam asi, muidu ei ole mõtet teha. Aga noh, minu asjad teevad eriliseks selle poolest, et ma olen võib-olla üks vähestest või kui mitte isegi ainukene maailmas, kes on peaaegu kogu loomingu pühendanud tähistaevale. Ehk nii-öelda tegelengi astromuusikaga. Ja see ongi see, et kirjutan galaktikatest ja universumi ehitusest, igasugustest füüsikalitest, seoses planeetide liikumise, komeetide ja nii edasi. Et see ongi see valdkond, mida ma kasutan oma muusikateoste kirjutamisel. Läbijoon on ikkagi süvenemine kosmoloogiasse ja kogu selle sinase maailma vahendamisega. Nüüd tegelikult ma ei julgeks öelda niimoodi, et ega mind väga heliloojaks ei peakski ju pidama. Ma olen pigem rohkem helide või kosmosest antud helide vahendaja või üleskirjutaja. Kosmosega kaasneb reeglina ainult ilus muusika. See, mis on vaja inimestele kõrvade paitamiseks, aga mitte kõrvade määrimiseks. Selle tõttu müra ma eriti palju oma muusikas ei kasuta helikeele poolest, aga just sellist asja, mida kosmos pakub. Ja see korrastatud süsteem ongi ka korrastatud muusika. Kohe võta siit välja üks tore siukene pendel. See on minu loometöö kõige tähtsam tööriist. See on seda, et kui ma selle pendliga suhtlen, siis ma saan väga palju teada, kuidas tuleb kirjutada, mida tuleb kirjutada, mida välja jätta ja kuidas edasi arendada. Nii et kõigepealt tuli ma ta ära hingestada ehk muuta see sama kivitükikene olendiks ja siis kosmos annab energia ja siis see olend koos minuga siis vahendab. Tema on siis nagu üks vahendaja, kes vahendab mulle, mina vahendan siis edasi rahvale. Et see on siis selline asi. Ja kogu see loometöö käib ikkagi klaveri taga kirjutades, mitte arvuti taga. Ja see on puhas improvisatsioonist ja koostöös pendliga saadud selline helide kogum, mis on ainu ja õige. Ja muidugi on ka teisi selliseid meetodid. Loomulikult mul on 2 teleskoopi, mille ühe tõin ära Ameerikast, sellega olen teinud vaatlusi. Siis loomulikult taeva tundmine on mul väga tähtis, sest juba lapsest saadik ma olen tegelenud astronoomiaga sellisel viisi, et ma käisin Tallinna Tähetornis kadunud Peep Kalvi juures studeerimas ja loomulikult siis ka taevakaardid ja see taeva tundmine ehk nüüd otsene kontakt on ikkagi tulnud ka tähistaevast. Nagu näiteks ütleme niimoodi, et kui ma kirjutasin luunataeva tsüklit ehk jah, siis ma pidin selleks ikkagi Austraaliasse sõitma, sest palju taevakaardi järgi ei tule seda energiat kui otse palja silmaga vaadates. Ja muidugi sellised muud niisugused rituaalid nagu looduses käimine, metsas käimine, puude ja põõsastega suhtlemine, mul on omad puud olemas, kivide ja teiste vaimolenditega. Ja kõik see niisugune summeeritud süsteem ongi siis see, mis paneb mu kirjutama muusikat ja loomulikult tuleb arvestada sellega, et ma ei kirjuta muusikat põhimõtteliselt lauasahtlisse sellepärast, et ta võib sinna lauasahtlisse jäädagi, aga ma tean vähemalt, kes mida tahab, kellele ma kirjutan ja teades mind kui astromuusikat, siis loomulikult on kirjutatud just sellel teemal, näiteks Jaapanisse või näiteks ütleme siin Hollandisse ja Saksamaale ja paljudesse teistessegi riikidesse. Nii et
niisugune on mu loometee. Raskusi tavaliselt ei valmista mitte mingi, vaid valmistab just nimelt rõõmu. Vaata, kui inimene teeb tööd, siis kurioon, et jälle peab minema kuskile tegema rasket tööd. Muidugi minu töö ei ole loomulikult kerge, aga see on niivõrd huvitav, et minu jaoks on see lausa puhkus. Kui mul näiteks ei ole tellimus tööd parajasti, siis kõige hullem töö on see, kui sa mitte midagi teha ei saa. Siis see väsitab küll ära, aga õnneks mul päris nii hullu olukorda pole tekkinud, et on piisavalt ikka tellimusi olnud ja vahel ongi niimoodi ka see, et võib-olla mõni asi, mis teeb veidi natukene raskeks, on see, et ma ei saa algul vedama, pärast ei saa pidama. Ma ikka tükk aega pean saama seda inspiratsiooni ja see võtab aega palju, aga näed, lepingu tähtlaga peab läbi saama. Siis on võib-olla omaette siuksed asjad. Aga õnneks ma olen saanud ikkagi just see, et kui ma olen saanud alguse kätte, siis mul läheb kiiresti lõpuni. Et mitte viskimuusika. Ma olen kergesti mõjustatav. Mind on peetud küll Bachi plagiaatoriks, küll on peetud vana muusika mõnitajaks omal ajal. Kui ma kirjutan uut teost, siis ma absoluutselt väldin igasugustel kontsertide käimisel. Ma ei taha kuulata mitte ühtegi heliteost tööprotsessis, seepärast, et ma pean olema tabula rasa sellel hetkel, kui ma seda tööd teen, sest muidu ma olen rikutud. Muidugi loomulikult ma pean teiste heliloojate loomingust väga lugu, aga siis sellel ajal, kui ma ei kirjuta antud momendil uut teost, et siis jah, aga tööprotsessis ma tõesti väldin. Kontsertid käimisel, isegi raadiot, televiisorit ma väga harva vaatan. Nii et ma olen selles mõttes ikka väga passiivne teiste inimeste jaoks, aga enda jaoks üliaktiivne. Varem oli mul eeskujuks loomulikult Bach ise, Veneetsia koolkond, loomulikult Hispaania muusika mulle väga meeldis. Mind on väga palju mõjutanud eeskujuks olnud näiteks Hispaania muusik Manu Chao, olen väga palju kasutanud nende rütmi, loomulikult Genesis, Pink Floyd on varasemast loomingust kujundanud minu helikeelt. Tänapäeval ei mõjuta mitte miski, mitte ükski muusika planeedil Maa. Küll aga suhtlen teiste planeetide olenditega ja mul on mõjutusi ühest Plejaadide tagusest olevast eksoplaneedist, kus ma olen saanud ka niisugust muusikat, mida isegi, Bachki pole võib-olla nii lihtsas vormis suutnud kirja panna. Suurest huvist hakkasin sellega tegelema, sest omal ajal, kui ma niisugune väike koolipoiss olin, siis ma olin mõnes mõttes hull, ma tahtsin olla suur Mozart ja samal ajal ka suur pianist, kes juba 4. klassis oskab Tšaikovski esimest klaverikontserti mängida. Noortele muidugi ma soovitan tõepoolest hakatusest kuulama teiste heliloojate muusikat, et nad saaksid aru, mis asi on looming. Võimalikult palju tutvuda kas või klassikutega, kuidas on, mis stiilis või mismoodi on kirjutanud Beethoven, Mozart. Võimalikult kirjutada algul väiksematele koosseisudele, miks, sellepärast et suuri koosseise kokku ajada, eriti veel algajal heliloojal on praktiliselt võimatu. Paljud kirjutavadki arvuti taga, aga minu jaoks arvuti natukene sööb energiat, mitte ei anna energiat. Mina kirjutan pliiatsiga, mul on tintelpennid, pliiats, kustupumm, kõik sellised, mida ma olen 20. sajandi vanakooli mees, aga see pliiats ise on juba üks naturaalne puupliiats näiteks, on väga head energiat.
hea teos hakkab sellest, kui juba autorile see meeldib. Kui juba autorile meeldib, siis kellelegi ikka veel ka meeldib.